Tervist kõigile kallitele külalistele, kes ma saan aru, on täna Võrumaal ikkagi mitmel põhjusel, mis on väga tore, aga mina olen Mirjam Mõttus ja mul on väga hea meel olla siin Petrone Prindi palvel, et rääkida uuest minu sarja raamatust Minu Prangli ja mille autoriks on Annika Prangli. Tere! Prangli saarel, Prangli ranna talust. Nii võib öelda. Mis need ikkagi inimeste reaktsioonid on, kui sa kuidagi juhtub nii, et sa saad ennast sel viisil tutvustada või ütelda, et kes sa oled ja kus sa siis nüüd täpselt tuled? No tegelikult selle raamatu algabki raamat sellega, et millist küsimust on minu käest miljon korda küsitud. Ja seda sama küsimust, et kuidas saab olla, et oled Annika Prangli saaret ja veel juhid siin Prangli reise ja elad kohas nimega Prangliranna. Lihtsalt asjad on niimoodi läinud kokku sattumus. Ja nagu siin keegi ütles, et põhiäritee on see, et abiellu õige mehega. Et abiellusin Andrus Prangliga, kes seisab seal. Niimoodi sain omale nime ja nimi viis oma nimelisele saarele ja niimoodi on see lugu alguse saanud. See on päris tore lugu, sest meie täna tervitame teid Võrumaalt ja see Prangli nimi on tegelikult, ma saan aru, et hoopis siit pärit. Ma kusjuures sõitsin vana postiteed, siis mul jäi kohe silma, siin on ka mingi Prangli nimeline koht, aga ma saan aru, et neid kohti on Võrus veel ja veelgi, ja tuleb välja, et tegelikult sul endal on ka Võrumaa juured. Võrumaa juured ja mu isa istub ka siin publikus ja mu tädi istub siin publikus. Isa elab mul täna ka Võrumaal, aga mina olen sündinud Tallinnas ja kasvanud Tallinnas, aga jah, vanaema, vanaisa on siit Võrumaalt pärit tõesti. Aga kas te natuke uurisite ka, et kuidas siis see Prangli nimi siin Võrus on ennast loonud ja kas nendel kahel Pranglil on mingit ühendust ka, kui tahta see eeslisilt ehitada? Me oleme seda uurinud, suguvõsa natukene tagasi uurinud, vist läks kuskil 18. sajandisse jõudsime välja, aga kahjuks mitte midagi nagu ei selgunud. Selgus see, et vallas lapsed ei kliiku raamatutes, midagi rohkem ei olnud. Okei, et sealt jah, aga koha nimega nagu ei läinud nagu kokku. Tead, Annika, räägi natuke, et mis saar see Prangli on, kus ta üldse asub, sest mina näiteks siin Võrus, no ma ikkagi pean Google Mapsist hakkama siis vaatama, kui mul hakatakse rääkima, et kuskil on Naissaar, kuskil Viljandi, mingi Prangli, et meil on päris palju neid väikesaari ja mõned kohad võivad isegi üllatusena tulla. Eestis on ju üle 2000 saare ja tihtipeale peetakse saarteks ikkagi neid, mis on rohkem Lääne-Eestis, aga Põhja-Eesti saartest teatakse vähem. Ja Prangli on üks Põhja-Eesti saari, Viimsi poolsaarest tund aega laevaga sõita ja naabersaarteks on Naissaar ja Aegna, et niimoodi siis selline kolmik võib kokku panna, siis kujutab võib-olla ette, kus kohas see saar täpsemalt asub, aga jah, tõesti Tallinna küljel, sinna Tallinnast ei ole väga pikk tund aega praamiga Viimsi poolsaar. Ma isegi saan aru, et on seal nii keset merd, et Soomest on 60 kilomeetrit. Aga sealt on nagu vähem kui Tallinnasse või? 30, jah, niimoodi, et ta on nagu ajalooliselt ka olnud meretee peal Helsingi ja Tallinna vahel. Et ka täna Soome aluselt palju seal peatub, sest ta on tuntud sadamapaik nagu on. Vaataks huvi pärast, et palju siinsed tänased külalised Prangli saarel on käinud. Näidake käega. Kas tuleb kätemeri? Aga kõik on ikka käinud, jah, mis on loogiline. Väga hea, siis ei pea liiga palju Prangli saarte tutvust. Minu jaoks oli see täielik üllatus. Ma hakkasin lugema raamatut Minu Prangli ja ma kuskil seal, kui tuli juttu Jante seadustest, ma tundsin ära, et tegelikult Prangli võiks sama hästi Võrus asuda, et mentaliteet on sama. Mulle väga meeldis see, kuidas sina läksid sinna saarele ja siis sa ikkagi päris kähku said aru, et umbes kuidas see saare, milline see saare nagu reeglistik on, et kui sa üleüldse tahad seal ellu jääda ja sa toredasti sõnastasid Jante seaduse ja kuidagi rääkisid sellest, et kuidas see siis seal koha peal toimub. Räägi sellest natukene.
see on väga hea, et me nüüd sellest räägime, sest just seal raamatu alguses on kohe sellest kirjutatud, sest seda küsitakse hästi palju. Kuna ma turismiga tegelen, satun kokku palju võõraste külalistega, siis et kuidas ikkagi kogukond vastu võtab, see tundub nagu hästi põnev ja et mis siis juhtus ja sellised teemad tulevad ikkagi esile. Jah, ma viisin selle kokku Jante seadusega, sõnastasin ka raamatu lõpus siis ümber, et mis mina nagu sellest arvan, et Jante seadus on selline, nagu ta on, eks ole, et sealt ette lugeda. Ja see on päris tore, et see on, ma saan aru, et see on nagu Skandinaavia mentaliteeti kirjeldav reeglite kogum ja see sõna tuleb siis norra keelest, eks ole. Ja no siin on päris häid punkte, et ära arva, et sa oled keegi, ära arva, et sa oled sama hea kui meie, ära arva, et sa oled meist targem, ära arva, et sa oled meist parem, ära arva, et sa tead rohkem kui meie, ära arva, et sa oled midagi enamat kui meie, ära arva, et sa millekski kõlbad. Ja siin ei tohi mitte meie üle naerda, mis on väga õige, et meie võime enda üle teha nalja, eks ole, aga vaadake teised ette. Ära arva, et keegi sinust hoolib ja ära arva, et sa võid meile midagi õpetada. See kõlab tegelikult päris karmilt. Aga seda tuleb võtta huumori võtmes, eks ju. Et lülita oma huumorisoon sisse, kui sa seda loed, sest muidu sa ei saa ju, kui sa niimoodi seda sõna-sõnalt võtad, et sa ei saagi ju edasi elada. Aga kas oli selline olukord, kui sa hakkasid sinna Pranglile käima või nagu päriselt oma kanda kinnitama, nüüd tuleb kuskilt mingi Annika ja veab veel turistid endaga kaasa, et kohalikud nagu tulid ja kuidagi ikkagi väljendasid, et kuule. Ma arvan, et pigem nad väljendavad seda ikka oma vahel kuskil mujal. Päris niimoodi ei saa kindlasti öelda, et keegi tuli ja ütles ja luges mulle ette Jante seadused, et ma ikkagi hiljem aastate pikku sain aru, et kõik ei ole täpselt nii, et ma muudkui lähen ja liidan siin teie muru ja künnan teie merd, vaid tuleb ikkagi samm-sammult inimestega hakata hästi läbi saama, aga ma arvan, et see ei ole ainult nagu väike saare või Prangli teema, et üldse, kui ju inimesed kolivad maale või lähevad maale, hakkavad tegelema seal ettevõtlusega kuidagi silma paistma, siis tuleb arvestada, et väikses kogukonnas on asjad natukene teistmoodi, et igal juhul sa paistad rohkem välja ja mõjutad võib-olla seda igapäevast elu rohkem kui kuskil suures linnas, mida on. Kuidas sa selle kõigega hakkasid? See ikkagi algul ehmatab ära, eks ole? Ma ei tea, kas ta nüüd nii väga ehmatas, eks see läks niimoodi samm-sammult, et aastalt läks ta natukene nagu suuremaks, et tegelikult oleme juba olnud Prangil 15 aastat ja see raamat sai ju kirjutatud täna ja tagantjärgi. Et võib-olla sa tagantjärgi hakkad mõtlema, et mis oli ja mis alguses pigem nagu ei saa ikka midagi aru ju. Oled lihtsalt oma flows ja lähed kaasa. Jah, et pigem on ikka nii, et pärast hakkad mõtlema, et mis siis oli ja kuidas see on muutunud, on millegiga nagu võrrelda. Selle raamatu üks hästi suur väärtus on see, et see ei ole ainult Annika lugu, vaid Annika on toonud siia sisse päris palju Prangli kohalikke inimesi ja räägib hoopis nende lugusid, mis muudab selle väga nagu isegi lausa selliseks kirjanduslikuks teoseks, mis enam ei nagu kulge mööda sellise autori heietuste radasid, vaid sa õpid tundma neid inimesi, kes seal elavad. Ja eriti tore, mina siis sõitsingi kohe sinna Pranglile ja ka kohtasin mõnda neist. Aga Annika, kes sinu jaoks on need võtmeinimesed seal Prangli saarel? Kuidagi on ikkagi jäänud mulle nagu pigem südamesse vanemad inimesed, sest vanematel inimestel on rohkem rääkida, nii ajaloolises mõttes, elutarkuse mõttes, kui üldse kuidagi, ilmselt ma siis saan rohkem vanemate inimestega läbi või ma ei oska öelda, milles see asi on. Aga jah, et me ju lugu, kuidas me üldse Prangile sattusime, esimest korda sai ka alguse ühest vanahärrast, kelle nimi oli Valter, kes Andrust, minu abikaasat, kohtas Norras, Norra reisil ja meid ka siis kutsus, ühesõnaga siis Andrust kutsus Prangile
niimoodi me sinna sattusime ja temaga ma olen ilmselt kõige rohkem siis ka läbi käinud ja tema on kõige rohkem aidanud, et ja üldiselt, kui sa küsid, et kes siis on nagu kõige rohkem, kellega suhelda ja kes on kõige tähtsamad, eks siis tööalaselt ka nagu niimoodi kujunenud, kes kellegiga sa ju pead läbi käima, et oma asjad ära ajada, eks ole, et aga pigem jah, kõige rohkem on mulle läinud nagu südamesse kohtumised inimestega, kes on vanemad kui minu vanemad või umbes nii. Pranglil on ka 2 aastaaega, on turismi aastaaeg ja siis on vaikuse aastaaeg ja tegelikult selles raamatus me saame teada, kuidas on nii ühel kui teisel ajal, et väga nauditav oli see aus sissevaade, et kui viimane praam piltlikult öeldes lahkub turistidega ja saabub see vaikus, et milline on siis see saare elu? Sul on jah õigus, et need on täiesti 2 erinevat hooaega või aastaaega, et kõik töömesilased on turismiga seotud maist septembrini ja siis kui septembris turismijooaeg otsa, siis kuidagi tuleb see alati hästi äkki ja siis ongi, et vaikus ja rahu ja kuna Pranglil on imeline loodus, siis nendel ka rohkem aega seda nagu nautida. Eks ta kipub nagu natuke isolatsiooni tunne olema, kui sa ikkagi seal madalhooajal oled, aga mulle väga meeldib, et oleneb inimesest. See on tore, et sa looduse sisse tood, sest et Prangli loodus on väga üllatav, kui ilus ja mitmekesine see on. Kusjuures raamatust me sellest üldse ei saa nii palju teada, nii et see on nagu selline hea siis isu tekitaja, et seda on teada, et seal on väga kena, küll sa oled väga palju aega pühendanud just ravimtaimedele ja läbi selle nagu selle looduse jutustamisele. Jah, et võt siin ongi nagu küsimus, et kui sa raamatut kirjutad, et millele sa siis keskendud, et kas inimesed viitsivad lugeda lehtede lehekülgede kaupa looduskirjeldusi ja looduskirjeldusi, et sa selle looduse tunde võib-olla saad jah kõige paremini kätte, nagu sina said, et sa lihtsalt tulid ja sõitsidki rattaga ja olid ja nagu kogesid, et kas see läbi raamatu täpselt jõuabki kohale. Ma lihtsalt üritasin nii palju, kui ma üritasin, aga jah, võrreldes nagu teiste Põhja-Eesti saartega tõesti see mitmekesisus on üllatav ja Prangli saar on sellise kujuga, et justkui nagu koosneb 3 poolsaarest, mis on tagumikupidi üksteise küljes koos ja iga see poolsaar on siis täiesti erineva looduse kooslusega, et selle nii väiksel maalapil on see jah, üsnagi üllatav. Ma ikka ka mõtlesin, et võt siin Võrumaal on need õiged seene ja mustikametsad, aga nüüd on mul tunne, et mustikale ma pean tulema sügisel Prangli saarele, sest seal tundus, et on lõputud mustikaväljad ja tegelikult sa tood selle raamatus hästi toreda termini kohe üsna alguses sisse, et see elu on seal nagu vana jumala selja taga. Meil Võrus öeldakse ka päris mitmete kohtade kohta just nii. Mida see Prangli saarel tähendab, et kui elu on vana jumala selja taga? No elu vana jumala selja taga see väljend on tõesti muutunud nagu natuke nagu käibefraasiks seal saarel. Aga sellel on hästi mitu tasandit, et üks tasand on see, et nii üllatav, kui see ei ole, siis sellel väiksel saarel on tõesti toimiv kirik ja kogudus. Juba aastasadu, ka nõukogude ajal oli. Ja inimesed on keskmisest rohkem usklikud, me räägime siin luteri usklusest, eks ole. Ja kristlik kasvatus on kuidagi nendel inimestest välja paista, kui sa niimoodi sügavamalt vaatad. Ehk siis nii-öelda usk on väga olulisel kohal olnud ja on täna ka. Aga mis see mitteusulises või ilmalikus mõistes tähendab, on see, et Prangli saarel kuidagi on juhtunud niimoodi, et ei näiteks küüditamine, ei lahinguid, ei selliseid
rannakaitsepatareide rajamisi, ei suuri hävitustöid nagu teistel Põhja-Eesti saartel ei ole olnud ja lisaks räägitakse sellest, et see on ongi ainuke Põhja-Eesti saar, kus inimesed said Nõukogude ajal elada, teistel saartel elada ei tohinud. Ka sellepärast siis on jäänud selline ütlemine, kuidagi kaitstuse tunne ja vanajumala selja taga olemine. See on nii hea, et sa tood selle mõõtme siia sisse, sest ma just eile mõtlesin selle peale, et kui ja täna on meil ju juuniküüditamise aastapäev, eks ole, et kui ülejäänud Eestit, kõik see, mis on meie ajalugu tõesti lõhkus ja lõhkus kõige rämedamal moel ja võib-olla lõhub siiani, sest et äraandjad ju olid, eks ole, inimesed meie seast ja nagu see võim ise soosis seda, siis Prangli saare jaoks, kui ma seal saarel ka kohtasin neid väga toredaid lugusid, tekkis mul selline mõte, et seal oli see teine ilmasõda justkui saarlasi ühendavaks elemendiks. Et küll aidati seal Saksa pilooti, kes pidi katapulteeruma, see oli hästi tore lugu, räägi sellest, sest see väärib kohe jagamist. Tegelikult seal oli lausa nagu kaks lugu, et nagu kronoloogilises minna, et siis on see esimene on see Eesti rannalugu, kes siin on, et teavad seda, kes Prangli saarel käinud, kõige räägitavam lugu, kuidas 3000 inimest teise maailmasõja ajal siis pääses Pranglile. Väga palju ju selles sündmuses muidu inimesi hukkus. Jällegi saame öelda, et kuidas siis teised hukkusid, aga osad päästetud ja mis siis Pranglile on ja päästjad olid Prangli inimesed. Aga siis mõned aastad hiljem kukkus lennuk alla, jällegi siis jäi lendur ellu, ei võtnud aga midagi, ilmselt jäi ka hiljem ellu hilisemates nagu sõjasündmustes, et jah, selliseid nagu järjest võib nagu tuua neid näiteid küll, et kuidas see teine maailmasõda siis läks niimoodi kuidagi libedamalt kui mujal ilmselt. Seal oli nii tore moment, et siis see lendur, ma saan aru, et kinkis nendele Prangli kohalikele naistele oma langevarju, mis teatavasti oli tehtud siidist. Ja siis kohalikud daamid said külmakleite sellest õmmelda. Ja kusjuures sinu giid Helen rääkis vahvasti, et tema mingid inglise turistid siis olid öelnud, et kulmakleite meie õmblesime sellest aluspesu, mille peale Helen arvas, et võib-olla Pranglis siis veel ei teatud, mis see aluspesu on. Igatahes see on nagu tõeliselt tore lugu. Aga kui kokku hoitakse saare rahvas täna on sellel väga pöörasel tehnoloogia ajastul, kus me eraldume üksteisest ja suhtleme silmast silma järjest vähem ja nii edasi? Ma oma raamatus olen ka toonud sellise võrdluse, et tegemist on justkui sellise suure perega, kes omavahel puid ja maid jagamast ei väsi, aga kui on vaja ühiselt millestki nagu välja astuda või oma saare asju ajada, siis pannakse seljad kokku ja kõik on nagu üks mees. Et ma arvan, et see on päris paljudes teistes kogukondades ka, aga mis on võib-olla erinev, kui elad Lõuna-Eestis või saarel, on ilmselt see, et pole ju siin nagu palju, saarel oled, pole nagu palju võtta, et on siin naaber ja seal naaber ja siis on meri, eks ju, et pole jää midagi muud üle, kui natuke peab ikka läbi saama ja aitama, et muidu ei mängi kuidagi välja see elu. Et lihtsalt geograafilises mõttes see saare elu on natuke nagu teistmoodi. Hästi tore väljend oli ka suure maa asjad, et meie oleme siin vanajumala selja taga, aga et suure maa asjad neisse ei puutu ja minu jaoks oli tore teada saada, et Prangli saarelt ikkagi sai alguse see läbimurre, et see väikesaartele nii omane inimeste, kuidas see siis on, veoautode kastides vedamine, et selle te suutsite kuidagi ka ikkagi legaalseks muuta. Jaa, tänu sõpradele ja sugulastele ka, aga tänu jah sellele, et inimesed ikkagi hoiavad kokku ja seal oli tõesti üks peatükk, kus ma rääkisin sellest, kuidas sõideti veoautokastis, veeti turiste, aga ühel hetkel siis suurema inimesed, politseinikud vaatasid, et mis te siin teete, et rohkem te küll niimoodi teha ei tohi, et mõned asjad on tõesti sellised, mis on omad reeglid kehtestatud, kogu aeg on olnud, aga võib-olla alati ei lähe selle
suurema seadusega kokku, siis kui tekib mingisugune konflikt, siis tuleb see lihtsalt seadustada lõpuks, et on olemas selline seadus nagu väikesaarte seadus. Ja sinna saab kõik peale nagu kirjutada, mis meil on teistmoodi. Päris suur üllatus oli minu jaoks, et teil on oma kool. Kuigi see tundub jah loogiline, loomulikult kodulähedane haridus. Ma kuulsin, et vist praegusel ajal on seal 6 õpilast. 6 õpilast, jah. Just. Ja on 9-klassiline kool. 9-klassiline kool. Põhikool on ikkagi kohustuslik, ei saa teha väiksemaid, mõnel pool muidugi saab, aga kahjuks kui Prangli saare laps peaks nüüd minema kuskile mandrikooli või mis tal need siis valikud on, et ta saare peal on jälle natuke teistmoodi, et tuleb seda 9-klassilist ikkagi pidada, sest seda koolibussi nii-öelda ei saa ju panna üle mere käima, et minge Viimsisse on ju. Et on siis nii palju kui on ja liitklassides õpetatakse, olen olnud seal ise 2 aastat õpetaja, tean, kuidas see käib. Et päris tore on nii väikses koolis olla ja seda jälle natuke teistmoodi, aga toimub. Raha mõõtmise tõid ka sisse, et raha ei ole see justkui see nagu see ainukene kapital, et loevad muud asjad ka, mida mina jällegi nimetan kaduvaks muinasjutumaailmaks, et siin Võrumaal olid ka need ajad kunagi, veel toimis vana hea naturaalmajandus, mida nüüd jääb järjest vähemaks, aga kuidas Pranglil sellega on see? No näete, siin Võrus on niisugune suur kagukeskus, et sa võid ju siis, kui sul raha on, sa võid siin käia raamatupoes ja riidepoes, aga Pranglil, mida sa rahaga teed lõigu poolest. Et seal on tõesti ainult üks väike pood, mis on 2 tundi päevas lahti ja rohkem, suvel on muidugi kohvikud ja restoranid, kuhu sa saad oma raha viia. Aga õigupoolest tõesti, ma saan ise ka sellest aru, et kui ma olen tükk aega Prangli elanud, mul raha ei kulu või selles mõttes, et võib-olla see ongi selline nõudluse ja pakkumise teema, et kui üha rohkem ehitada kohti, kui seda raha paneb, seda tähtsamaks tundub, et see muutub, aga kui sul ei ole neid kohti, siis ootad, kuni suvi saab läbi ja saad saarelt ära ja saad hakata kuskil raha kulutama, on ju. Et ma arvan, et päris paljud saare inimesed ka reisivad siis sellel madalhooajal ja vaatavad ringi ja tahavad ka nautida neid selliseid kagukeskusi. Aga meil neid ei ole, eks. Ta on teistmoodi. Ta lihtsalt on nii väike, et isegi võib-olla Võru inimene ei kujuta ette, et polegi kuskilt osta kääre või vildikaid. Ei ole. Milline see ühenduse hoidmine on, et kui palju ja ütleme, et kes on näiteks vanem rahvas, et see ei ole ju nii lihtne, kui nüüd võtan need jalad selga ja siis lähen Tallinna ostukeskusesse käärme vildikates. Kuidas see kaubavahetus käib seal? See kaubavahetuse teema natukene muutus meil pandeemia või COVID-i ajal, et siis tekkis nii palju uusi võimalusi erinevate saadetiste näol. Kui enne seda väga keegi ei tahtnud meile midagi saata, sest peab ju saatma täpselt õigeks ajaks, millal laev läheb, et ei ole sellist paki hoidvat seal vahepeal. Kell 9 peavad pakid kohal olema ja ei saa kuskile vahepeal jätta. Siis COVID ajal see kuidagi normaliseerus, nii et ikkagi täna tehakse saarel nii, et toidukaupasid ka tellitakse üheskoos. Ja siis Barbaro toob oma pakid kõik korraga, eks, et ta ei hakka tooma iga vana inimese õunakest või hapukoorekest eraldi, aga kui need kõik kokku panna, siis saab nagu niimoodi ükskord nädalas organiseerida või võtkem näiteks mingid koeratoidud või kassitoidud, mingid sellised asjad, mida tuleb nagu võib-olla väga meelde, et neid ikka meil on olemas postkontor, kes tegeleb nende pakisaatmistega, et sa saad ikkagi ju tehtud ja aetud oma asjad, aga ikkagi need, kellel veel jalad all ja suudavad kõndida, ikka käivad linnas ka, et arsti juures on näiteks vaja käia linnas. Kusjuures see oli üks kõige suuremat üllatust pakkuv moment, et teil on endal kiirabi
saare peal, siis on loomulikult vabatahtlik pääste, eks ole, merepääste. Nägin ise ka seda maja, kus siis 2 kiirabiautot oli parkinud ja räägi sellest ka lähemalt, et see oli natukene, jällegi kui sa tuled nagu mandrilt, siis see kõik valmistab teatud määral üllatust, sest sa võib-olla ei mõtle selle peale, et ahaa, et seal aetakse asju sedaviisi. Et kas üllatus oli see, et on või? Ja, väga suur üllatus, et on saare peal kiirabi. No see on olnud viimased 5 aastat jah, ja kuidagi ka teistel väikesaartel, näiteks Kihnus arenes see umbes samas tempos või samal ajal, et see on nagu tehnoloogia arenguga läinud paremaks, sest kiirabiauto on võimalik ehitada nii nagu tehniliselt võimekaks, et ei olegi vaja enam arsti, vaid keegi, kes on siis õe rollis ja suudab läbi nende tehniliste vahendite olla arstiga ühenduses. Ma arvan, et see ikkagi on see teema, et tehnoloogia on nagu arenenud ja saab kuskil nii ääremaal kui meie siis seda teenust niimoodi osutada. Aga see tähendab, et kogukonnas peab olema keegi, kes on valmis hakkama arstiks? Meil arste ei ole, aga meil on õed, kes on siis... Kes on valmis hakkama siis õeks, eks ole? Ja. Aga kuidas see käib? Küla koosolek? Kes tahab olla edaspidi Prangli saare meditsiiniõde? No, võib-olla ma ei olnud sellel koosolekul, ma ei tea, aga kuna selliseid aastaringseid töökohti või selliseid uusi väljakutseid, seda võib nimetada täiesti väljakutseks, et ma hakkan nüüd hoopis õeks. Et on ikkagi vähe, siis tahtjaid ei olnud puudu. Kui saadi ikka kamp kokku, et on nagu 4-5 inimest, kes vahetustega on tööl ja mandril käivad kogu aeg koolitustel ja on suutnud nagu sellisele tasemele ennast viia, et saavad nüüd ka juba siis mandril tegelikult tööl käia siis kuskil mujal, eks ole, PET-i all. Aga see on ikkagi jah, see on töökoht. See ei ole vabatahtlik, see on töökoht, et sa lähedki tööle. Merepääste, tuletõrje, need on vabatahtlikud. Et siis umbes pooled inimesed Prangli saarel on kogu aeg kuskil vabatahtlikult valves, et kogu see asi siis toimiks, kui midagi juhtub. Palju neid inimesi seal saarel üldse kokku on? Aastaringselt kuskil 60–70, kellest pooled võivad olla ikkagi juba eakad, nii eakad, et nad saavad pensioni. Ma ei saa öelda, et nad tööl ei käi, sest ikkagi midagi nii kaua kui jõuad ikka teed, eks. Ühest vahvast terminist ma tahaks veel rääkida, enne kui me jutu otsad kokku tõmbame, mis jälle taaskord tuli üllatusena, on selline asi nagu pranglimine. Jah, kas teie teate, mis asi see pranglimine? Jah, see oli minu jaoks, et ohoo, ja niimoodi Prangli saarelt on see lendu läinud. Jah, tänaseks on sellest pranglimisest, mis sai Prangli koolis direktori poolt välja mõeldud ja oli selline esimene selline IT-alane õppematerjal peaaegu, eks ju, vist oligi esimene. Arvuti viskas tehteid ette ja tuli kiiresti vastata. Tänaseks on jälle tehnoloogia nii palju arenenud, et see nii-öelda algne pranglimine ei ole võib-olla enam nii kuum, aga sellest on välja kasvanud nutisport ja ka kõik koolid siis kasutavad ja on programmides ja meie kooli või Prangli kooli lapsed on, ma ei tea, kas olnud sunnitud olema või tahavad nad olla, aga kõik on väga-väga tublid nutisportlased ja alati esirinnas ja diplomitega tulevad koju, et seda tõesti harjutatakse ja seda peetakse ilmselt auasjaks. Peab oskama arvutada, mis on Prangli koolis käib. Aga Annika, tõesti nüüd viimaseks küsimuseks jääb ikkagi lahendada see, et miks sa selle raamatu kirja panid, et mis see nagu seesmine tõuge oli, et nüüd ma annan maailmale teada, minu Prangli on ka olemas. No kõigepealt ma muidugi tänan Petronet, et ta vastu võttis selle, sest just rääkisime siin enne seda esitlust, et suur vahe on ju, kas sa kirjutad minu Šotimaa ja minu Inglismaa või kirjutad minu Prangli. Et
sul on ikka vaja absoluutselt kõik kirja panna, et see raamat nagu kokku saada, et see on ikkagi päris omaette nagu väljakutse, eks ole, et kuidas sa siis seda teed. Ja miks, kust ma nagu niimoodi nagu selle mõtte sain, et see üldse on võimalik, oli ja ma lugesin Minu naissaart, eks ju. Et Minu naissaart tuli välja eelmine aasta ja kuigi Naissaar on 3 korda suurem kui Prangli, aga seal elab ainult 6 inimest, et siis, et kui see on võimalik, siis järelikult Minu Prangli võiks olla ka võimalik. Ja kuna mulle kuidagi ikkagi nagu tundus, et mul on juba nii palju nagu lugusid kogunenud, et mida ma tahaks nagu nii kirja panna, et siis läks see sellisesse vormi, et seekord ja muidugi keegi peab sellega ju toimetama ja avaldama, et on vaja ka kirjastada. Et üksinda sellega ju ei saa. Et see on ikka see mõnus eestlaslik, et oota, mida Minu naissaar on ja mis mõttes, et Minu Pranglit ei ole. Väga õige. Kaua sul võttis aega, et see raamat kokku kirjutada? Üldiselt ma siuke uimerdaja tüüp ei ole, eks ju, et ma tahan teen, siis ma teen korraga ruttu, et tegelikult vist üldse kokku pool aastat. Umbes nii, lihtsalt. Et ei jätnud nagu, lepingud ka, eks ju, et tuleb ju tähtaeg ja siis teeme ära, et ei jäänud nagu õnneks venima. Aga selleks ongi ju jällegi see 2 aasta aega, eks ju, et suvel ei ole see kirjutamine, tuleb õne allagi, aga selleks jäi siis see talv, et tuli talvega ära teha. Ja nagu vanad eestlased, talvel ja suvel on erinevad tööd. Jah, talvel tehti näputööd, mis see kirjutamine muudki on. Aga see andis sulle võimaluse tõesti need kohalikud inimesed veel kord üle kuulata ja nendega rääkida, mis on ju tegelikult väga lahe formaat, et muidu on ju veider hakata küsima, et mis sa mõtled ja miks sa nii arvad. Aga kui ma raamatusse kirja panen, et sa nagu aru saada. Väga põnev, lubasin jutu otsad kokku tõmmata, aga näiteks kuidas ka saarele elekter on jõudnud ja kes see inimene selle taga on ja need on väga-väga huvitavad lood. Aga mis see vastukaja nüüd on olnud, et Prangli saarel seda raamatut see eelmine pühapäev esimest korda näitasid? No mis küla peal kõneldes? Oled sa üldse julgenud saarele olla veel või? Jaa, olen ikka julge. Selles mõttes ma väga nagu ikkagi kirjutades mõtlesin selle peale, mis pärast saab. Kusjuures mina ütlesin Annikale, et see raamat on minu arvates päris julge, et töötades ajakirjanikuna väikses kogukonnas ma tajun seda, et on teatud asju, kus tuleb olla diplomaat. Ja siis Annika ütles, et ma olen siin pooled asjad välja võtnud ja ma olen tegelikult väga pehme. Nii et jäägu see siis teile kõigile avastamiseks, mõnusaks õhtulugemiseks. Aitäh selle vestluse eest, aitäh selle raamatu eest ja kogu seikluse eest. Mul on üks küsimus. Et see Annika Prangli, kas see on pseudonüüm või? Ei ole, see on ikka päris nimi. Kuidas on juhtunud? See on kohe nagu saatuse sõrm. Kuule, et sina ei ole alguses, ta ütli, et tule õige miis tule võtta. Selge. Arvestan selle kogemusega. Mees seisab seal, Prangli. Siin on veel publikus päris palju selle nimelisi täna, pooled vist. Ja kes mõtleb, et ei tead, kuidas selle mehe võtmisega on, siis Setomaal prouad ütlesid, et seni kui silmviil sind seletas, võib mehele saia, nii et alati võib ka lõpuks selle õige mehe võtta. Ma olen Võru linnaga ilma meheta ka rahul. No nii, aga aitüma, siis on meie jutuotsad koos ja nüüd Annika, ma saan aru, et jagab autogramme ja kallistusi. Aitäh teile!